tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saa tükike mõlemast. Tere kõigile, kes te vaatate või kuulate Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tark arst taskus. Tänane saade on mõeldud eelkõige tulevastele lapsevanematele. Kõigile neile, kes soovivad teadlikumalt sünnitada ja kaaluvad vette sünnitamise võimalust. Ning sellest teemast on meil tänases saates rääkimas Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemand Liis Jõgis. Tere, Liis! Tere! Liis, kui kaua sina siis oled selliseid vette sünnitajaid juba juhendanud ja neid vette sündinud beebisid vastu võtnud? Mul on töökogemust on üle 20 aasta, et mulle tundub, et vette sünnitusi ma olen näinud veel rohkem juba praktika ajast. Et võib-olla siis võiks arvata, et selle vette sünnituse ja vesisünnitusega olen ma kokku puutunud 25 aastat. Et mulle tundub, et ma olen see põlvkond ämmaemandaid, kes juba teadis, kellel on juba ka koolis sellest teemast räägitud, et enne meie aega oli see pigem selline... Oli alternatiivne asi, jah? Jah, et see nagu vaikselt juba tuli, aga ta ei olnud veel nii teaduslikult ja põhjalikult õpetatud valdkond, mida ta täna ju on. Mõnes mõttes oli ju võib-olla meie vanemate ajal ja enne seda see vette sünnitus nagu selline hästi ära unustatud asi, mis on ju kunagi ka olemas olnud, et ajalugu ulatub ju kaugemale. Absoluutselt, tegelikult vette sünnituse ajalugu on lausa sinna, Egiptuse aegadesse ulatuv asi. Et võib-olla ta Euroopas ei olnud nii laialt levinud kui seal soojal maal, kas siis Egiptuses, Austraalias ja meile ta jõudis hoopis ringiga Prantsusmaalt ja Venemaalt. Et see Eestisse, et seal olid siis sellised nii-öelda vettesünnituse gurud, gynekoloogist, arstid, kes siis hakkasid seda viljelema ja hakkasid uurima, et miks pärast need tulemused on nii head ja nägidki, et seal on väga palju plusse, mida tuleks ära kasutada ja mida saab ära kasutada ükskõik millises maailmanurgas. Kas siis varasematel sajanditel ikkagi nagu see vette sünnitus oli pigem selliste soojemate maade teema? Absoluutselt, ega ka täna on võib-olla natukene seda sesoonsust tunda, sünnitusmajas, et kui on talv, õues on -20 kraadi, ega ausalt öeldes keegi ei taha vette minna. Vesi on kuidagi selline külm ja märg ja ebamugav pigem, aga kui on õues soe, on päike paistab, on palav, siis see vesi ongi kutsuvam ja mugavam ja igal juhul parem. Mida vette sünnitus täpsemalt tähendab, et sa siin saate alguses nagu mainisid teist fraasi ka, et üks asi on vette sünnitus ja teine asi on nagu vesisünnitus, et kas meil on mingi erinevus? Ja need on, terminoloogiliselt on täiesti kaks eri asja, on vesisünnitus ja vette sünnitus. Et vesisünnitusega on tegemist siis, kui naine on sünnituse algusest ka isegi võib-olla kuni väljutusperioodini seal vannis, aga lapse sünd toimub õhukeskkonnas. Ja vette sünnitus on siis, kui tõesti see kõik lõpeb siis selliselt, et laps sünnib tervenisti vee alla ja pärast sündi tõstetakse siis laps juba õhukeskkonda veest välja. Et siis on alles vette sünnitus, et me võime ütelda, et jah, see toimus. Selge. No mina olen järelikult vesisünnitusel käinud kaasas, et mina käisin ühel oma lähedasel tugiisikuna kaasas sünnitamas ja tema sünnitaski just nii, et kuni selle väljutamise perioodini oli ta vees, leevendas seal oma valusid ja siis beebi sündis juba siis väljas. Aga vette sünnituse kogemust mul pole ei endal ega kõrvaltvaatajana, et kas sinul on see olemas? Mul on isiklikult ka olemas, et mul on 3 imearmast last ja siis 3. laps sündis siis ka vette. Et see oli võib-olla mul endal selline pigem teadlik valik, et nüüd ma olin selleks hetkeks valmis. Ma olin läbi mõelnud kõiksugused hirmud ja võimalikud kõrvalmõjud, olles ise ämmaemand, teades, kui palju, mida võib kõik sünnitusel juhtuda, mida enam. Igasugusel sünnitusel? Absoluutselt, igasugusel sünnitusel. Et
et ma olin ise valmis selleks ja ma olin läbi mõelnud enda jaoks need erinevad võimalused ja ma lasin kulgeda ja mulle tundus, et meil oli ämmaemandaga imeline koostöö. Ta sai minust väga hästi aru, mida ma tahan, kuidas ma tahan ja mul ei olnud ka ühtegi kõrvalmõju või selles mõttes põhjust, miks mitte proovida seda. Ja kõik kulges hästi, nagu enam ei olnud kulgebki. No kui sinu enda puhul oli ka nii, et nagu 3. laps oli see, kes sündis vette, siis võib järeldada, et see populaarsus on kuidagi järjest kasvanud, et on see nii, et kui palju see üldse seal Pelgulinnas ja üldse võib-olla Eestis ka, et palju neid vette sünnitusi on? Eestis ütleme, niisugust üleriigilist statistikat selle kohta väga ei ole. Erinevates haiglates või sünnitusmajades on see kindlasti ütleme, kasutus või rakendus on erinev, aga meie majas ehk siis Pelgulinna sünnitusmajas on tõesti seda tehtud juba aastaid selle kohta ka statistikat ja ütleks nii, et circa 150 last aastas sünnib ikkagi vette ja ämmaemandate juhitud sünnitustest ehk siis need nii-öelda füsioloogilised madala riskiga sünnitajad, nendest on siis circa 10 kuni 14% on minu teada kõige suurem protsent siis, kus see vettesünnituse arv on olnud, et tegelikult on maid, kus on see vettesünnituste arv lausa 60%, näiteks Austraalias. Ja samas on Inglismaa, mis on nii-öelda sünnitusabi lipulaev, siis seal on see samamoodi selline 10-11% on vettesünnitusi, nii et meil on ideaalne. Ahaa, kusjuures mina olen mõelnud, et võib-olla ma eksin, aga mulle on jäänud mulje, et sünnitusabi lipulaev üldse on Eesti. Aga ongi, et tegelikult on me oleme nii tagasihoidlikud. Me ei käi suurtel konverentsidel, võib-olla ei esine nii palju, aga Eesti sünnitusabi on väga kõrgel tasemel, et me tahame ennast võrrelda võib-olla siin Põhjamaade sünnitusabiga. Nüüd mulle tundub, et isegi Eesti näitajad on veel paremad kui neil. Ja, sest et kui nüüd vaadata noorte lapsevanemate lugusid või kogemusi, siis näiteks need, kes on mingiks eluperioodiks läinud välismaale, siis ikka nad ju ütlevad, et aga vaata, kui me hakkame mõtlema laste saamise peale, siis me tuleme Eestisse tagasi. Me tahaksime olla beebi ootuse ajal Eestis, me tahaksime sünnitada Eestis ja me tahaksime oma lapsi kasvatada Eestis. Et tegelikult see inimeste arusaamine, kui hea on meie tase selles vallas on tegelikult juba olemas. Absoluutselt ja tegelikkuses on see, et meie kõik sünnitusmajad, mis Eestis on beebisõbralikud. Nad mõtlevad perekeskselt kõik, kuidas oleks isa kaasatud sünnitusse, kuidas laps saaks olla kogu aeg ööpäevaringselt emaga ühes ruumis koos, et kõiki neid põhimõtteid, et Pelgulinna sünnitusmajal on ka beebisõbraliku haigla tiitel olemas, eks ole, mis veel omakorda kinnitab seda, et me justkui nii-öelda vastame ka igasuguste erinevatele standarditele, aga tegelikult on, ütleme, selle asja nii-öelda see sisu on see kõige olulisem ja tõesti kõik tehakse selleks, et nii ema tunneks turvaliselt, nii emotsionaalselt, kui ka siis päriselt füüsiliselt, et meil on ka see meditsiiniabi väga kõrgel tasemel ja pered on hoitud. Just, aga läheme nüüd vettesünnituse juurde tagasi. Millised on vettesünnituse peamised eelised, et miks meie peatsed lapsevanemad selle tee valivad? Kõige suurem eelis on võib-olla naisele endale, kus siis tõesti see soe vesi on siis valuvaigistava efektiga, lõdvestava efektiga, sünnitus kulgeb kiiremini, sünnitusjärgselt on rebendeid vähem ja sealt tulenevalt on ka siis selline sünnitusest või sünnituskogemusest rahulolu oluliselt suurem. Ja lapse poolelt võib-olla annab jälle selle vettesünnitus sellise efekti, et kuna naise keha on rohkem lõdvestunud, siis ta saab ka see lapsel hapnikuvarustus on oluliselt parem, see sünd on pehmem,
vee gravitatsioon on hoopis teine, vees olles gravitatsioonijõud on hoopis teine, kui on õhukeskkonnas olles, et see hoiab jälle looteveepõit kauem tervena ja seeläbi ka näiteks lapsel sünnitusmuhu tekkerisk on oluliselt väiksem, eks, et neid ja lihtne põhjus on ka see, et veel ei ole kõrvalmõjusi. Et igal ravimil on alati see mündi teine pool, mis siis, millega võivad kaasneda kõrvaltoimed. Et seda muret ei ole, lihtsalt peab teadma, millal, mida, kui palju teha. Millistele naistele soovitatakse seda vette sünnitust või kellele see nagu sobib, et noh, ilmselge on ju see, et kui sul on korraline keiser, siis ei tule üldse kõne allagi, et mingisugune. Ja loomulikult, et teatud tingimused ikkagi nagu on, aga peamiselt on nii-öelda nagu ütleme arstlikus keeles öeldakse, et madala riskiga sünnitaja võib alati vette sünnitust proovida, iseasi, kas see alati õnnestub. Ehk siis, kui on raseduse suurus vähemalt 37 nädalat, iseeneslikult alanud sünnitustegevus on adekvaatne, lootevete puhkemisest ei ole möödas rohkem kui 18 tundi ja isegi kui on möödas 18 tundi, siis peaks olema enne vette minekut 30 minutit enne vette minekut alustatud antibiootikumravi. Ja emal ei tohiks olla lihtsalt ütleme kaasuvaid haigusi, näiteks seal vererõhu probleeme või epilepsiat või kaasnevat sügavat aneemiat. Seda siis sellepärast, et kui sünnituse käigus ema tervise näitajad halvenevad, et ta oleks võib-olla kättesaadavam arstidele, kui seal vannis olles. Et vette sünnituse puhul on kindlasti väga oluline see, et naine ise on valmis ütleme aktiivselt liikuma, aktiivselt olema nii-öelda oma mõttega kohal ja soovima teha seda, mida talle ka kõrvalt juhendatakse. Et kui nüüd midagi juhtub, siis tõesti seal abis pakkuda, näiteks kui näiteks naine minestab ära või tekib mingi südamerike või mingi emboolia näiteks, eks ole, et siis selle abi pakkumine on väga keeruline. Et seepärast peab olemagi need riskid väga hästi ka läbi hinnatud, vaadatud seda naise nii-öelda raseduslugu, eks ole, kuidas rasedus on kulgenud, kas seal on mingeid kõrvalekaldeid ja kuidas naine ise on, eks ole, valmisolek kaasa tegema. Mul endal oli üks selline tore juhus just, kuidas naine ta väga soovis vette sünnitust, aga kui ma palusin, et ole ja keera ennast selja pealt külje peale, siis see tema jaoks oli ülimalt keeruline tegevus, siis see andis koheselt mulle vihje, et tegelikult me ei saa vette minna. Aga kuidas me lahendasime selle olukorra? Ma panin vee jooksma, et see veesulin juba mõjus talle väga hästi. Ta küll teadis, et ta ei lähe kunagi vette. aga ikkagi see andis nagu talle sellise emotsionaalse hea positiivse laengu. Selle vette sünnituse puhul mõned ju eelistavad ka kodus vette sünnitada, et mina kujutan ette, et kui su tervisel on mingisugune väike probleem ja sul on isegi haiglas võib-olla keeruline sealt veest saada sinna laua peale ja ehkki sul on arstid kogu aeg ümber, siis ilmselt on see, et kellele soovitatakse vette sünnitada kodus võib-olla veelgi rangem. Et kellele üldse soovitada? Ja selles mõttes, et kodusünnituseks on veel oma reglementatsioon, et seda nii-öelda valmisolekut hinnatakse terve raseduse ajal vähemalt 3 korda, et kui valmis see naine on ja millised tingimused tal kodus on ja kui kaugel ta sünnitusmajast asub, eks ole. Et kui ta nüüd, ütleme, kõik need näitajad on tal väga head ja ta tõesti on nii emotsionaalselt kui füüsiliselt valmis seal kodus sünnitama, sest see on samamoodi selline, ütleme, hoopis teissugune valmidus sünnitamiseks, kui sa sünnitad haiglas, sest haiglas on ikkagi selline võib-olla nähtamatu turvatunne sul olemas, et sul on kohe personal olemas, kes sinuga tegeleb, aitab, aga kodus on võib-olla sul ainult see üks ämmaemand ja tema peab kõik selle asja üksinda seal hakkama saama, eks ole.
et noh, iseenesest kui sünnitus kulgeb kenasti, siis pole vahet, kas ta sünnib see laps kodus vette või sünnitusmajas vette, kuigi samas arvestades meie sünnitusmaja hubasust ja mugavust, siis igal juhul on sünnitusmaja see koht. Seal tehakse sulle ju kõik ette taha ära, sa ei pea seda vett sinna vanni laskma, sa ei pea pärast midagi koristama, sulle tehakse isegi süüa, sul kõik asjad tehakse ette taha ära. Absoluutselt ja selles mõttes, et ja sul on ka ütleme see meditsiiniline abi veel lisaks juures, et mina ikka alati ütlen oma naistele või nendele peredele, kes on minuga sünnitanud, et nautige nüüd puhkust. Et nüüd te saate päriselt puhata, koju lähete, siis hakkab see argielu rutiin, nii et puhake siin sünnitusmajas olles nii kaua, kui saab. No me oleme rääkinud sellest, et mille poolest on see vettesünnitus hea, et kuidas sa ei pea kasutama nii palju valuvaigisteid ja kuidas see on hea nii emale kui beebile, et see tulek on pehmem. Aga millised võivad olla need asjad, mis ei ole nii head vettesünnituse puhul, et ma ei tea, mõned emad näiteks arvavad, et äkki mu laps tõmbab vett kurku. No, ütleme, teoreetiline võimalus on, et aga ütleme nii, et need ohud tulevad pigem vale veetemperatuuri kasutusest. Et me teame seda, et kui on väga kõrge temperatuur, siis see võib tekitada näiteks seal võib-olla juba sünnituse ajal verejooksu või siis platsenta varajast irdumist või siis naisel temperatuuri tõusu, lapsel südamelöögi sageduse tõusu. Et neid ohtusi on nagu päris palju, mis võib sellest tulla. Ja vastupidi, kui on jälle liiga madal temperatuur, et kui nüüd ütleme, laps hakkab sündima, siis võib olla just see moment, kus ütleme, see veetemperatuur on nii jahe, et kui ta puutub lapse peaga kokku, siis laps juba saab signaali, et nüüd ma pean hakkama hingama, aga ta on veel vee all. No kohe tekibki küsimus, kas veetemperatuuri saab sellel ajal reguleerida, sest sünnitus võib kesta ju pikka aega. Ja üle 2 tunni tegelikkuses järjest vees ei ole mõistlik olla ja ei jaksagi olla naine, sest siis juba tekib selline füüsiline väsimus naisel. Et siis oleks juba mõistlik, kui on juba see 2 tundi täis saanud, et tulla veest välja vahepeal, kõndida maa peal ringi, teha seal mingeid muid asju ja siis mingi aja pärast uuesti tagasi vette tulla ja ämmaemandad, kuna me teame seda ohtu, siis tegelikkuses me alati seda veetemperatuuri mõõdame korduvalt selle sünnituse ajal, et vaadata, et kas kõik on korras ja üldiselt on nii, et see, kui vannivesi hakkab minema jahedamaks, siis naised hakkavad ütlema, mul külm. Selge, järelikult on see vesi jahtumas, paneme sooja juurde ja ongi kõik hästi, eks ole. Et selles mõttes, et on see veetemperatuuri jälgimine nagu oluline ja pärast sündi võib-olla on keeruline näiteks verekaotust hinnata, kui see lihtsalt vette tuleb, eks ole, sest et me täpselt ei tea, kas seal oli 200 või 300 milliliitrit verd. Et selles mõttes, et on võib-olla see on ka nagu miks pärast seda platsenta sündi võib-olla enam vette väga ei taheta teha. Ja kui on võib-olla olnud näiteks pikk veetaperiood ja siis veel platsenta sünd vette, see omakorda tõstab just sellise emboolia riski tõusu naisel, et neid kõike ära hoida, siis tavaliselt peale lapse sündi naine tulebki veest välja ja kõik ülejäänud protseduurid toimuvad juba väljaspool õhukeskkonnas. Milline see ämmaemanda roll on selle vettesünnituse juures, et kas ämmaemand on kogu aeg juures jälgib või on isa roll see, et tema kutsub ämmaemanda, kui on mingisugune hetk käes? No see sõltub, et kas on, ütleme, missuguses perioodis ka ämme või see sünnitus on, eks ole, et ega sisuliselt seal, ütleme, jälgimise mõistes väga palju erinevusi ei ole, et ämmaemandad
alati on seal ütleme väljutusperioodi juures kogu aeg kohal, et kui nüüd on veel see valutamise aeg või see aeg, kus siis see emakakael veel täis avatud ei ole, et siis võib-olla on selle tugisiku roll seal nagu suurem, kuigi ämmaemand käib iga 15-30 minuti tagant niikuinii kuulamas lapse südamelööke, et veenduda, et kõik on hästi, vahepeal veel katsub naise elulisi näitajaid, eks ole, et vaatab, kuidas naine ennast tunneb. Aga kas neid aparaate asju saab panna ka vees külge või peab selleks ajaks välja tulema? No meie majas vähemalt on kõik ütleme, meil on väga soosiv lähenemine sellele vette sünnitusele, et kõik aparatuur on vastavalt siis soetatud, mis on siis veekindlad ja me saame neid asju siis vees kasutada, et me ei pea selleks näiteks, et kui tuleb justkui lapse südamelöökide jälgimise uuring, et me ei pea naist selleks teda välja ajama sealt veest, eks ole, vaid et pigem ongi, et me paneme lihtsalt selle KTG talle sinna kõhu peale, kuulama, kuidas laps ennast nende tuhude ajal tunneb ja kas see vesi talle sobib hästi, eks ole. Ja kui on kõik korras, siis saab naine rahulikult jätkata seal vees olemist, nii nagu talle meeldib. No kuidas üldse, kui pere on otsustanud, et jah, võimalus, et me kaalume vette sünnitust on väga suur, et me nüüd tahame selle kohta nagu teada saada, et kuidas siis selleks ette valmistuda selleks vette sünnituseks? No kindlasti tasub oma ämmaemandaga juba raseduse ajal sellest rääkida, et materjale selle kohta on väga palju ja meie sünnitusmajas on perekooli loengud, kus siis vette sünnitust käsitletakse lausa 2 erineval loengul. Üks on siis sünnitusvalude leevendamise loeng, kus räägitakse siis nendest alternatiivsetest meetoditest ja siis ka medikamentidest. Ja teine loeng on siis puhtalt ainult vesi ja vette sünnitusest, et mis see on, millised on nii-öelda plussid, millised on miinused, millal saab, millal ei saa. Et tasub juba neid eelnevalt ütleme neid loenguid külastada ja kindlasti tasuks veel Eesti ämmaemandate ühingu poolt hallatava nagu kodulehte vaadata siis perekool.ee, kas seal on vette sünnitusest väga põhjalik artikkel olemas, et lihtsalt ennast kurssi viia. Aga siin ma võib-olla tahaks öelda, et võib-olla see kogu see sünnitus ei saa olla nagu üks eesmärk omaette, eks ole, et vot nüüd ma tahan vette sünnitust, et see peaks olema lihtsalt selline nagu teekond, mida sa muudkui aga läbid, et ja ennast võib-olla eelnevalt on hea, kui kurssi viia, missugused võimalused mul üleüldse siin sellel teekonnal on, et kui nüüd ühel hetkel ämmaemand ütlebki, et tead, mulle tundub, et sa võiksid vanni minna, proovida seda vett, siis ma juba tean, hästi, ma olen sellest kuulnud. Ma juba tean nagu sellest midagi ja kindlasti siis ämmaemand räägib veel üle, mida sa teed, kus moodi, kõik need erinevad nüansid, et selles mõttes tasub ikkagi ette valmistada kõikide võimaluste suhtes. No ma kujutan ette, et kui vanasti oli inimestel seal soojadel maadel see vette sünnitus tavaline asi, sellepärast, et kuskil järvesopis oli ruumi alati, siis kui inimene või kui paar tuleb pelguline sünnitusmajja ja ütleb, et me tahame nüüd vette sünnitada, et kas see meie vann on vaba, siis kui suur see võimalus on, et kas neid vanne ikka jagub või on ainult neid 1-2 tükki ja kes ees, see mees? Meil on, ütleme selles mõttes, et kuna ma juba enne ütlesin, et meil on väga soosiv käsitlus olnud nii aparatuuri mõistes, siis tõesti meil on 8 sünnitustuba, millest 7 kõigis on vannid sees. Et ainus tuba, mis on nii-öelda meil enneaegsete tuba, siis enneaegne sünd ei ole vette sünd, et seda kindlasti ei saa sellisel juhul juhtuda, siis selles toas ei ole seda vanni võimalust, aga kõikides tubades on, et see, ütleme, ma pigem nagu näeks, et võib-olla meil on kuskil 80% naistest, kes kasutavad seda võimalust proovida vees käimist
nad enne, kui me nüüd ütleme, medikamendid võtame kasutusele, mis iganes epiduraali või mingid muud ravimid, et kõigepealt on nagu see esimene samm on alati see, et proovime, äkki vesi aitab ja paljudel juhtudel aitabki, et kui võib-olla alguses naine läheb vette ja emakakaela avatus on seal 2-3 sentimeetrit, siis võib-olla paari tunni pärast on juba 8 sentimeetrit ja vot millised imed võib see lihtsalt vesi teha. Kui pere tuleb Pelgulinna sünnitusmajja ja soovib vette sünnitust, aga neil ei ole ette kokku lepitud oma ämmaemandat, kas siis iga ämmaemand on kursis selle vette sünnituse teemaga? Ja on täiesti kursis ja meil on, ütleme, regulaarsed väljaõpped ka noortele ämmaemandatele, kes siis tulevad alles koolist ja kellel ei ole seda kogemust. Ja mul on ülihea meel, et ka noored naistearstidest residendid on ämmaemanda nii-öelda tsüklis ja siis nad kogevad ka seda sama asja ja mul on nii tore viimane üks resident, kes ütles nii armsalt, et ma alguses olin nii kõhklev selle osas ja et noh, kas ikka on nagu vaja seda vette sünnitust ja kõik nii ja siis, kui ta ära nägi selle vette sünnituse, ütles selle peale, issand, miks kõik naised ei sünnita vette, et see on kõige ilusam sünnitus, mis üldse saab olla. et selles mõttes, et tõesti, et kõik meil töötavad ämmaemandad on saanud sellekohase koolituse ja me jagame võib-olla seda teavet ja kogemust omavahel igapäevaselt arutades neid võib-olla neid juhtumeid, mis me teeme, kuidas me teeme, milliseid asendeid sünnituse ajal saab vees võtta, sest et tegelikult vees on ju võimalik mitte ainult istudes või selliselt olla, vaid seal praktiliselt kõikides asendites võib olla, et saab olla käpuli, külili, no päris püsti ei saa, eks ole. Samas vesi ju toetab ka, et need asendid on kuidagi nagu lihtsam võtta. Kergem võtta, sest et see raske kõht ei ole enam nii raske ja tunduvalt kergem on ennast keerata seal ja tegelikult hingamine läheb lihtsamaks, kuna lihtsalt see vesi toetab seda kõhtu paremini ja veeaur mõjub limaskestadele hästi, et selles mõttes, et on see, neid kasusi on nagu väga palju. Kas vette sünnitus on selline asi, mis nõuab varasemat sünnituskogemust või võib esmasünnitaja ka vette sünnitada? Muidugi võib ja tasubki proovida, kui alati ei õnnestu, siis sellest ka ei ole hullu mitte midagi. Aga igal juhul tasub seda proovida, et kui naine on terve, tal pole mingeid probleeme, pole kaasuvaid haigusi ja enesetunne on hea, ülekaalulist ka ei ole, et miks mitte. Aga kui varem on keisrilõige olnud, kas siis ta võib? See ei ole absoluutne vastunäidustus. Et noh, siin juba nüüd sõltubki sellest naisest endast, sõltub lapse kaalust, eks ole, et ütleme, need vettesünnituse vastunäidustusi on väga vähe. Et ongi ainus võib-olla enneaegsus, siis liigsuur laps, üle 4,5 kilo laps või vastupidi on diagnoositud hoopis hüpotroofik ehk siis väiksekaaluline laps. Et tuharseis, kaksikrasedus, et noh, ja siis mingisugused sellised emahaigused, mis on võib-olla epilepsia ja psüühikahäired ja mingid sellised asjad, et ega neid väga palju neid vastunäidustusi ei ole, miks vettesünnitust ei saa. Ma küsin selle küsimusega igaks juhuks ära, sest äkki kellelgi see kerkib esile. Kas Eestis on nii, et vahet pole, kuidas sa sünnitad, see on ikka haigekassa poolt kaetud? Absoluutselt, ja. Et ütleme niimoodi, et või on meil nüüd Tervisekassa? Nüüd on Tervisekassa, jah, aga selles mõttes, et ega jah, rahalises mõttes ei ole mingisugust vahet, et see sõltub sellest, mis naisele parem on. Absoluutselt, et ikkagi naise tervisest lähtuvalt ja naise soovist lähtuvalt, et kui naine ütleb, et ta ei soovi seda, siis on naise enda valik kokkuvõttes. Üha enam tullakse sünnitama mitmekesi, et on siis kaasas näiteks lapse isa või on kaasas mõni tugiisik, et
kui palju rahvast te vastu võtate? No ütleme nii, et üle 2 tugiisiku me kõrvale ikkagi väga ei sooviks, et siis lihtsalt hakkab see konkurents juba seal tekkima, et igaüks tahab oma nõu anda. Ja et kõik tahavad naist aidata, eks ole, ja siis lõpuks see vaene naine tegelikult ise ei teagi, keda ta siis peaks kuulama või mismoodi, et aga niisugune 2 inimest on, ütleme, maa ja ilm. Mida isa teha saab? Et ta tunneks, et temast on ka kasu? Terve sünnituse ajal, no, ütleme, eks see abistav roll ongi, et erinevaid võib-olla seal vett kätte anda või vahest on ka hea, kui tugiisik on selline nii-öelda see rõõmupall, kes hoiabki seda naist positiivsuse juures ja innustab ja näitab erinevaid asendeid ette. Nii tore on nagu see, kuidas tugiisikud teinekord ka koos hingavad naisega, ütlevadki, et kuula mind, tee minu järgi ja naine teeb seda automaatselt järgi. Et selles mõttes, et see on nii äge vaadata seda koostööd, kuidas nad kahekesi selle kõigega hakkama seal saavad ja noh, kindlasti pärast sünnitust on võib-olla selle tugiisiku roll veel rohkem, et lihtsalt selle lapse ütleme, igapäeva tegemiste juures saab ta aidata rohkem, saab naisele rohkem puhkust anda, et see taastumine sünnitusest oleks kiirem naisele. Mina olen kuulnud naisi arutamas selle üle, et kuidas ma ikka lähen sinna vette sünnitama, et sünnituse käigus sinna vette satub igasugu asju, igasugu soga ujub seal ringi ja kõik vaatavad. Eks see ongi aeg-ajalt võib-olla pingestav, aga noh, see on paratamatus, see on nagu, ütleme, kui see laps hakkab sündima, siis sellega kaasnevad sellised asjad, et üldjuhul on ikkagi ämmemandad hoiavad nii-öelda seda veekeskkonda puhtana, sest me teame ju ka seda, et kui see vesi ikkagi saastub, siis pärast võivad olla lapsel infektsioonid oluliselt suuremad. Nii et siis ämmemandad teevad selle vee ilusti puhtaks. Delikaatselt teevad kenasti viisakaks olukorra. Ja mõnikord ongi olukord see, kus palutaksegi naisel veest välja tulla, et tead, et nüüd on nagu selline olukord, tule veest välja, teeme vee korda, peseme vanni ära ja laseme uue vee ja naine läheb uuesti vette. Nii et selles mõttes, et see ei ole nagu takistus, kui see tõesti peaks juhtuma niimoodi. Millistel juhtudel võib minna nii, et vette sünnitus jääb mõnes mõttes nagu pooleli, et peabki tulema veest välja, peab minema laua peale ja asi läheb edasi võib-olla nii, nagu ei ole planeeritud? No neid olukordi on, aga neid ei ole nii sagedad, et aga mõnikord on ka selline olukord, et see laps lihtsalt ei taha sündida. Isegi, et ei olegi mitte midagi halvasti, vaid ta lihtsalt ei taha sinna vette sündida. Ja tulles veest välja, võib-olla järgmise tuhuga on laps käes. Et selles mõttes, et see on see... Peab olema paindlik ja olukorraga kaasa minema. See on see teekond, mida lihtsalt tuleb nagu jälgida ja mulle tundub, et me naistena küll tahaksime nagu seda olukorda võib-olla kuidagi kontrollida või mõelda, et vot see on kõige parem ja nii võiks juhtuda, siis mulle isiklikult tundub, et selle lõppotsuse teeb see laps. Et kui temale ikkagi sobib see kõik, siis tema niimoodi sünnibki. Milliseid küsimusi üldse lapsevanemad selle vette sünnituse kohta kõige tihemini esitavad? Ma ei oskagi sellele küsimusele vastata, et võib-olla kõige suurem hirm ongi ikkagi see, et kui ta nüüd vette sünnib, et ta kuidagi hingama ei hakkaks, et kas see on ikkagi ohutu, siis tegelikkuses ta on ohutu. Ja nagu me teame seda, et meil on selline kaasasündinud refleks, nii-öelda see sukeldumise refleks ja see samamoodi kaitseb juba last, et vähe sellest, et see, nagu ma rääkisin enne sellest veetemperatuuridest erinevusest, eks ole, siis tõesti, kui nüüd veetemperatuur on ka õige, siis laps sünnib sinna veekeskkonda nii, et ta tegelikkuses ei saagi veel aru, et ta on sündinud, sest tema jaoks see sünnimoment
tekib alles siis, kui teda tõstetakse sealt veest välja, siis kui ta hapnikuga kokku puutub. Ja, et siis ongi nagu, ütleme, see soojast veest ta tuleb õhukeskkonda, õhk on tavaliselt selline 23-24 kraadi, siis ta saab, tema peanahk puutub hapnikuga veel kokku, eks ole, ja siis ta saab esimese signaali, et nüüd ma olen sündinud, nüüd hakka hingama. Et selles mõttes, et see, tõesti see refleks aitab ja ta see ei käivitu vees olles. Kas ema saab selle kohta koolituse ka, et kuidas see laps sealt veest välja võtta või võtab ämmaemand selle lapse veest välja? Üldjuhul võtab selle ämmaemand ikkagi veest välja, aga mõni naine ütleb, et ta soovib seda ise teha, siis ämmaemand juhendab teda, et mismoodi see kõige parem on, eks ole, et mul endal on olnud niisugune tore kogemus, kus see naine käpuli sünnitas ja siis ma ütlesin talle, et vaata nüüd, su beebi tuleb siit jalge vahelt sinu poole ja siis ta vaatab sinna jalge vahele ja ütleb, et päriselt ja siis ta tõstab selle lapse õhku, nii et selles mõttes, et neid kogemusi on nagu väga erinevaid ja see vettesünd on teistmoodi ja tõesti seda võib-olla kartma ei peaks, et kui kõik on ilusti jälgitud ja nii-öelda need riskid on madalaks hinnatud, sünnitus kulgeb normaalselt ilma igasuguste kõrvalekalleteta, siis seda vettesündi ei peaks nagu kartma, nii et ma ausalt öeldes julgustaksin. Räägib inimene, kes on ise selle läbi teinud. Absoluutselt. Et võib-olla näiteks mõned aastad tagasi oli meil ka selline võimalus, et tugisikud said vette minna koos naisega selleks hetkeks, et selles mõttes, et ka need olid nagu huvitavad kogemused, kus sa said kõrval olla, et mees istub naise selja taga ja üks mees kirjeldas, ütles, et ega ma ju täpselt ei näinud, mis juhtub. Aga ühel hetkel ta tundis, kuidas see laps talle vastu nagu jalga voolas ja siis ta ütles, et see oli selline elamus, et ta nagu positiivne kogemus, et ta tajus, kuidas nagu elektrilöök tema kehast käis läbi ja ütles, et see oli midagi müstilist tunnet, aga jah, täna meil selliseid vanne enam kahjuks ei ole, et nii suuri, et võib-olla, et koos mehega seal vannis olla, et täna saab mees pigem toetada siis seal kõrvalt, et aidata oma naist nii palju, kui siis oskab. Et see on ilmselgelt ikka väga rõõmutoov töö. Absoluutselt, et see on töö, mida ei saa teda ei saagi tööks nimedada. Ta on ikkagi nagu hobi ja ta on, ütleme, selline 99% on rõõmus töö ja ämmaemandatena vahest viskame ka nalja, et meie teame, kui palju kaalub õnn, sest meie saame seda õnne kaaluda. Suur aitäh, Liis Jõgis ja hea tulevane lapsevanem, kes sa nüüd vette sünnitamisest seda saadet kuulasid, siis meie tänane saade on küll lõppenud, kuid Pelgulinna sünnitusmaja kodulehelt ja ämmaemandate lehelt saad sa kindlasti infot selle kohta juurde, et mida see vette sünnitus endast kujutab ja loomulikult võid sa käia ka Pelgulinna sünnitusmajas nendes koolitustes koha peal. Seniks aga kõike head ja kohtume taas meie järgmises saates. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tark arst taskus ja saad tükike mõlemast.